Louis Kennedy üleastumised. Louis Kennedy hakkas kirjutama alles siis, kui ta oli üle 60 aasta vana. Enne seda töötas ta 30 aastat kokana. Ta ise on pärit ka Põhja-Iirimaalt ja selle raamatu tegevus toimub Belfasti lähedal ja Belfastis ka. Ja kui tema debüütraamat ilmus seesama üleastumised, siis ta võitis sellega praktiliselt kõik auhinnad, mida Iirimaal on võimalik kirjanduse ees saada. Ta on ühtlasi ka ainus, kes on kunagi kandideerinud 2 korda Sunday Timesi novelli auhinnale. Ja nagu selle raamatu kohta öeldakse, oli see omamoodi ilmutuseks, sest tihtipeale oodatakse auhinna saajat raamatult mingeid kummalisi stilistilisi võtteid või vähemalt mängimisstiiliga. Üleastumised on traditsiooniline romaan mitmes mõttes. See jutustab lugu. See jutustab ühelt poolt väga mõjuvat armastuslugu. Teiselt poolt annab ta huvitava pildi 70. keskpaiga Põhja-Iiri ühiskonnast ja võib öelda seoses selle pealkirjaga, et see ühiskond, see maailm oli täis sedavõrd palju nähtavaid ja nähtamatuid piire, et nendest üleastumisega pidi ausalt öeldes hakkama saama iga inimene, kes üldse kodust väljas käis, nii mõtteliselt kui ka päriselt. Ühed üleastumised tõid kaasa rangemaid tagajärgi, teised võib-olla kergemaid, aga mingis mõttes karistuseta ei jäänud ükski. Ja kõige selle keskel püüdsid inimesed elada oma igapäevast normaalset elu, kuidagi moodi oma lapsi kasvatada, ise hakkama saada ja kõiges selles elus leida ka tõepoolest midagi ilusat, mis nagu tegelikult Maris Pruuli on siin väga ilusti öelnud, et seda, mis on nagu tõesti teeveertes kasvav oranži õiega või kuldse õiega Astel Hernes, mis ikkagi toob natukene värvi ja rõõmu ja ilu inimeste eludesse. See on väga ilus ja valus raamat, see ei lähe meelest ära.